hommik on tõusnud, valgus on teel, päike on taevas, päevus on ees. Must rästas laulab, hõisakes kiidab, Jumalat kõrges kiidab ka maa. Aland on uus päev, tänu et valgus on elu loonud minulgi siis. Tänades loojad võin lauda kiitust, rõõm on nii lauda, halleluja. Taevas on selge, maa peal on rahu, südames hõiskab inglite koor. Kiida sa loojad, kes elu annab ja sünnib valgus sinugi sees. Issandat kiitkem, kui jõuab päev, tema võib võita surmagi väev. Tema on päike kõigil me teedel, hõisakem talle, halleluja. Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Issand olgu teiega. Kristus on üles tõusnud. Jah, ta on tõesti üles tõusnud. Kristus on üles tõusnud. Jah, ta on tõesti üles tõusnud. Kristus on üles tõusnud. Jah, ta on tõesti üles tõusnud. Aamen. Õnnistatud esimest ülestõusmispüha, Kristuse ülestõusmise püha. Tere tulemast meie veebiteenistusele Saku Palumajast EELK Saku Toomas koguduses. Kristuse ülestõusmine, see on kristliku usu alus. Kui Kristus ei ole äratatud, ütleb apostel Paulus, siis on meie usk tühine. Aga nüüd ta on aga üles äratatud. See on võit patu üle, surma üle. Sest ülestõusnus Jeesuses Kristuses on patud andeks andmine. Temas on igavene elu, võit üle igavesse surma. Vennad ja õed, tunnistagem Jumalale oma patud üles, nii et tema saaks meid andestada. Mina tunnistan sulle, Püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peale oma halastuses ja anna mulle mu patud andeks Jeesuse Kristuse pärast. Issand halasta, Kristus halasta, Issand halasta. Kõige väeline Jumal on Jeesuses Kristuses meie peale halastanud ja annab meile tema pärast andeks kõik meie pattud. Kristuse kiriku sulasena kuulutan ma sulle, kes sa oma pattu kaetsed ja tahad meelt parandada Jumala armu ning mõistan sind sinu pattudest vabaks, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Au olgu Jumalale kõrges ja maa pea rahu ja
me kummardame sind, me austame sind. Me täname sind sinu suure au pärast, Issand Jumal, taevane kuningas, Jumal, kõige väeline Isa. Me kiidame sind, me ülistame sind, me kummardame sind, me austame sind. Issand, ainusündinud poeg Jeesus Kristus, Issand Jumal, Jumalatal Isa poeg, kes sa maailma patu ära kannad, halasta meie peale. Kes sa maailma patu ära kannad, võta kuula meie palveid, kes sa istud Isa paremal käel, halasta meie peale. Me kiidame sind, me ülistame sind, me kummardame sind, me austame sind. Sest ainult sina oled püha, ainult sina oled Issand, ainult sina oled kõrgem Jeesus Kristus, koos püha vaimuga Jumala Isa kirkuses. Amen, amen. Palvetagem. Kõige väeline igavene Jumal, sa oled tänasel päeval oma poja läbi võitnud surma ja avanud meile ligipääsu igavesele elule. Seepärast püüdseme rõõmuga tema ülistõusmise püha. Loo meid oma vaimu väega uueks, et ka meie ärkaksime elule ja käiksime ülestõusmise valguses. Seda palume Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi, kes koos sinuga püha vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti. Amen, amen. Kuulgem Jumala sõna. Lugemine prohvet Hoosea raamatust 6. peatükist. Tulge, pöördugem Issanda poole, sest tema on meid murdnud ja tema parandab meid. Tema on meid löönud ja tema seob meid. Tema teeb meid elavaks 2 päevaga. 3. päeval aitab ta meid üles ja me võime elada tema palge ees. Tundkem siis, püüdkem tunda Issandat. Ta tuleb nagu ilus koidupuna. Ta tuleb meile nagu vihm. Otse kui kevadine vihm, mis niisutab maad. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Jeesus Kristus üles tõusnud, halleluuja. Võidupäev on meile koitnud, halleluuja. Jeesus ristil
Tõuskem kuulama püha evangeeliumit. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Tõuskem kuulama püha evangeeliumit. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Lugemine püha Johannese evangeeliumist 20. peatükist. Maarja Magdalena tuli hauale nädala esimese päeva varahommikul, kui oli alles pime, ja nägi, et kivi oli haualt ära tõstetud. Ta jooksis siis ja tuli Simon Peetruse ja selle teise jüngri juurde, keda Jeesus armastas, ja ütles neile, nad on issanda hauast ära viinud ja me ei tea, kuhu nad on ta pannud. Peetrus läks nüüd välja ja see teine jünger ka, ning tulid haua juurde. Nad jooksid mõlemad koos, ent teine jünger jooksis Peetrusest kiiremini ning jõudis haua juurde esimesena. Ja kummargil sisse vaadates nägi ta suure linu. Ometi ei astunud ta sisse. Siis tuli ka Simon Peetrus temale järele ja astus hauda sisse ja nägi maas olevaid suurelinu ja higirätikut, mis oli Jeesuse pea ümber olnud, et see ei olnud koos suurelinadega, vaid eraldi kokku mässituna teises kohas. Nüüd siis läks hauda sisse ka see teine jünger, kes esimesena oli hauale tulnud ning nägi ja uskus, sest nad ei teadnud veel kirjast, et ta peab surnuist üles tõusma. Jüngrid läksid nüüd taas ära kodu poole. Maarja seisis aga haua kõrval väljas ja nutis. Kui ta nõnda nutis, vaatas ta kummargil hauda ja nägi kahte valges riides inglit istuvad seal, kuhu oli pandud Jeesuse ihu, ühte pead siis ja teist jalud siis. Ja need ütlesid talle, naine, miks sa nutad? Tema vastas neile, nad on mu issanda ära viinud ja ma ei tea, kuhu nad on teda pannud. Kui ta seda oli öelnud, pöördus ta ümber ja nägi Jeesust seismas. Aga ta ei teadnud, et see on Jeesus. Jeesus ütles talle, naine, miks sa nutad? Keda sa otsid? Maarja arvas ta aedniku olevat ja ütles talle, isand, kui sina oled ta ära kandnud, siis ütle mulle, kuhu sa ta panid ja ma ise toon ta ära. Ja Jeesus ütles talle, Maarja. Too pöördus ümber ja ütles talle heebrea keeles Rabuni, see tähendab õpetaja. Jeesus ütles talle, ära puuduta mind, ma ei ole veel üles isa juurde läinud. Aga mine mu vendade juurde ja ütle neile, ma lähen üles oma isa ja teie isa ning oma Jumala ja teie Jumala juurde. Maarja Magdalena tuli ja kuulutas jüngritele, ma olen näinud issandat ja seda kõike ta ütles mulle. See on püha evangeelium. Kiitus olgu sulle, O Kristus. On öeldud, et piiblis mängivad mehed kõige olulisemad rollid. Ma ei tea, kas on õige. Vähemalt Jeesusega seoses mängivad naised kõige olulisemad rollid. Üks naine sünnitab Jumala poja maailma ja naised avastavad, et seal on tühi koopas, kuhu Jeesus oli pandud. Ja naised on need ka, kes on esimesed, kes kohtuvad üles tõusnud Jeesuse Kristusega. Mis saab olla sellest suurem? Aga esiteks siin või esimesena täna loeme seda, et Maarja Magdalena on kurb, sest ta ei näe Jeesuse ihu. Kus on Jeesus? Kus on Jumal?
kus on Jumal, kus on Jeesus, kui ajad on keerulised, koroona ajal, kui on kannatusi. Ta on haigetega, ta on kannatajatega, ta on nendega üheskoos. Ta on nendega, kes teenivad teisi, ta on nendega koos, kes on valmis ja kes lähevad ohverdama iseenda tervist või heaolu selleks, et päästa teisi. Ta on selle Saku arstiga, kes läks nüüd Saaremaale selleks, et aidata saarlased selles keerulises olukorras. Läks sinna teenima. See võib olla ohtlik, aga ta oli valmis teenima teisi. Jeesus on temaga. Ja Jeesus samamoodi ohverdas iseennast selleks, et meil oleks elu. Ta lepitas meid Jumalaga. Tema kaudu on meil ligipääs taevariiki. Ja Jumal, Jeesus on ka sinuga, kui sa pöördud tema poole palves. Ta on sinuga, kas sa oled üksinda või te olete mitmeid inimesed samas majas, kes püsite kodus. Ta on teiega, kui te pöördute tema poole. Jeesus elab. Ta on nagu valguse voog selles maailmas, mis on täis pattud ja surm. Kannatusi. Jeesus on nagu valguse voog. Ta toob elu. Omal ajal, Jeesuse eluajal, ta äratas üles 2 inimest surmast. See muutus nende perede olukorda dramaatiliselt. Aga need 2 inimest pidi jälle surema. Kui Jeesus tõuseb surnuis üles, siis on see midagi muud. Sest tema on Jumala poeg ja ta enam ei surnud. Ta läks taeva isa juurde. Ja läbi püha vaimu on ta meiega koos. Jeesus elab. Ta on tugevam kui surm. Tugevam kui pimedus. Jeesuse ülestõusmine surnuist, see muudab kosmose. See muudab ka meid. See muutis mind. Ma võtsin seda usku vastu. See andis lootusse ja suunda ja elu, kus kõik need asjad oli puudu. Samaaegselt on nii, et Jeesuse Kristuse ülestõusmine, see läheb kuidagi üle mõistusse. Me ei saa seda päris lahti seletada. Kui ma nüüd veel 10 või 15 minutit jutlustan, siis päris ma ei oska seda lahti seletada. Võib-olla mõni teine kirjaõpetaja oskab. Aga mulle meeldib vaadata sümboleid, neid looduse sümboleid, mis Jumal Isa on pannud meie maailma sisse. Näiteks see, kuidas tõuk läheb kookonisse, jääb sinna mõneks päevaks või nädalaks, see tuleb, siis näeb välja, kui ta on kookoni sees, näeb välja nagu kõik on nagu surnud. Aga siis tõuk tuleb kookonist välja ja mis on juhtunud? Ta on muutnud, ta on liblikaks saanud, nagu uus elu. Või muna.
Jumal on loonud meid nii, et mõned meist, mitte inimesed otseselt, vaid linnud. Nemad munavad. Ja selline muna näeb välja, nagu on surnud. Aga võib-olla on seal väike tibu. Võib-olla on seal väike elu selle muna sees. Ja kui see tibu tuleb munas välja, siis sa näed, tõesti, nägi surnuna välja, aga oli elu. Samamoodi on Kristusega, ta oli surnud, ta tõusis üles. Ja Jumal on ka teinud seda kõik nii hästi, kui ta lõi maailma, et päike see loojab läänes. Vanasti oli need, kes uskusid siis, et päike sureb. Ja tuleb uus päike järgmine päev idas üles. Meie teame, et see on sama päike. Aga näeb välja nagu, et ta sureb. Aga me teame, sest me oleme sellega harjunud, et ta tuleb ka homme üles idas. Ja just sellepärast on kirikutes nii, et altarin on idapoolsed. Et õpetaja ja inimesed põlvitavad altari ees ida poole. Kristus või üles tõusnud Kristuse poole. Elu poole. Sellele, kes usub, on alati oodata uut päeva, uut valgust, isegi kui siin on täitsa pime, kui siin on kannatusi, haigusi, surm, siis ootame seda uut päeva. Jeesuse Kristusega, üles tõusnud Jeesuse Kristusega koos. Meie Issand, meie Jumal, ta on üles tõusnud. Halleluuja. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule, nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen. Tunnistagem nüüd oma kristlikku usku. Mina usun Jumalasse, kõigi väelisi Isasse, taeva ja maa loojasse. Ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse Pojasse, meie Issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maariast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, 3. päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõigi väelisi Isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Aamen. Valgus võitnud pimeduse taas.
ja vabadus. See on loo ja kingitus me maale, päev, mis meile kordumatus. olgu sellel päeval meklane kõikjal rahu, rõõm ja vabadus. olgu sellel päeval meklane kõikjal rahu, rõõm ja vabadus. Me jääme palvesse. Püha kõigiväeline Jumal, me täname sind kõikide sinu andide eest, millega sa meid hoiad ja õnnistad. Sa oled meid Jeesuses Kristuses vabastanud pattu meelevalla alt. Ka täna tõstsid sa meid selles usus evangeeliumi läbi. Issand, sulle olgu kiitus ja tänu. Sind issand sõidame, sind issand täname. Kingi oma kirikule tõevaimu, elusta kirikus usk ja armastus. Ole meie kogudustega, õnnista piiskoppe, peapiiskopi ning kõiki teisi vaimulikke ja koguduse töötegijaid. Hoia meie õpetus selge ja puhas meie elu. Varja Eestimaad ja meie rahvast. Õnnista kõiki, kes teenivad sind töös ja palves. Kasvata meie keskel vastutustunnet ja õiglust. Issand, kuule meid. Kuule meid, armas Issand Jumal. Sinu armu hoolde anname oma lapsed ja kodu. Anna meile tasast meilt ühte hoidmist ja valmisolekut teenimiseks. Julgusta meid tunnistama oma usku sõnade ja tegudega ning toida meid oma sõna ja sakramendiga. Kaitse meid iga õnnetusse ja häda eest, haigus ja puudusse, sõja ja vaenu eest. Me palume, Issand, et sa varjad maailma rahvast selle koroonase pandeemia eest. Issand, lõpeta seda pandeemiat, me palume Jeesuse Kristuse nimel. Oma armus mõtle leskedele ja orbudele, haigetele ja kannatajatele, kitsikuses ja ahastuses olijatele. Kinnita ja lohuta leinijaid. Issand, aita meid. Aita meid, armas Issand Jumal. Issand, me toome sinu ette meie sõbrad ja partnerid igal pool Eestis ja välismaal. Eriliselt mainime ja toome sinu ette meie koguduse missionärid Myanmaris, Helene ja Joona Toivanen. Ole nendega, kaitse ja hoia neid. Me palume ka Tartu Pauluse koguduse ja nende töötegijate eest. Õnnista ja hoia neid. Õnnista meie leerilapsed Katre ja Gerda ja kõik kogudused või ühingud, kes toetavad kiriku ehitamist või meie kogudust. Palun õnnista seda kiriku ehitamist, kui see nüüd mai alguses uuesti algab. Elu ja surma, Issand, kui tuleb meie lahkumistund, siis aita meil loota sinu poja ristisurmale ja tema toodud lunastusele. Vii meid oma kirkusse, kus toome koos taevavägede ja kõigi pühadega sind kiita ja austada igavesti. O Jeesus Krist, o kuule mind, ma tahan
sind. Aamen. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevast, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ka täna Leevi teenistusel toimub korjandus, aga see on nagu alati vabatahtlik, aga täna on teie võimalus toetada Saku kiriku ehitamist. Me pidime nüüd peale ülesoosinspüha hakkama ehitama jälle. Nüüd on see selle eraolukorra tõttu lükatud edasi mai algusesse. Siis hakkame ehitama edasi peasaalis. Aga meil on veel päris palju puudu selleks, et kirik saaks päris valmis. Nii et ma olen väga tänulik neile, kes on toetanud või kes toetavad. Kes kõik ime kauniks teeb. Mingi ime sündis, mis avas silmad sul ja mul. Nüüd üle öö on kõik nii kaunis, südant täidab vabadus. Laulan vabadusest, mida tunda võib. Laulge kaasa, laulgem ühes kõik. Laulan vabadusest, mis on Jeesuses. Tulge kaasa, leidsin õnne tee. Kes kõik ime kauniks teeb. Mingi ime sündis, mis avas silmad sul ja mul. Nüüd üle öö on kõik nii kaunis, südant täidab vabadus. Laulan vabadusest, mida tunda võib. Laulge kaasa, laulgem ühes kõik. Laulan vabadusest, mis on Jeesuses. Tulge kaasa, leidsin õnne tee. Leidsin õnne tee. Me täname sind, taevane Isa, kõige hea eest, mida oled meile andnud. Õnnista meie tänu ja armasusohvrit, mille oleme kogunud Saku kiriku ehitamise heaks. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma paale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõsku oma paale sinu üle
ja andku sulle rahu. Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen, amen, amen. Miks sa hiilid tema havale? Ta ei ole enam surnud. Koidab hommik tantsib päikene, ta üles tõusnud on. Halleluja, tulge vaatama, ta ei ole enam surnud. Halleluja, kusku maailma, ta üles tõusnud on. Miks sa pimedusse jääksid veel? Ta ei ole enam surnud. Süda valgusele lapp